Hiiumaale Kalanasse käima sattusid Jesper Parve ja Mari Ojasaar tänu sõpradele ja leidsid ühel päeval, et just see on õige koht, kuhu kahel loomeinimesel on õige inspiratsioonipesa luua. Me otsisime tegelikult pikemalt juba sellist kohta, et kuna Mari on ka selline loomeinimene, kes on kunstnik ja joonistab palju ja mina kirjutan ja mul on vaja sellist teistsugust keskkonda. Et mõlemad on küllaltki rahutud natuurid, on majad ehitatud teisaldatavatena. Kõik saab võtta lahti ja auto peale 2 päevaga panna ja kuskile mujale viia. Et see on nagu selles mõttes selline uus mõtteviis või uus selline lähenemine nagu elamisele ja töö tegemisele, et kõik on liikumises kogu aeg. Ära veetavad on ka paadikujuline saun ja väike külaliste maja. See on haagis, selle rattade all ja see ongi see ümber ehitatud mere äärest korratud puidust ja kui see ei taha siin enam, siis paned autole järgi ja pead selle kuskil mujal. Aga krundil on ka üks vana talumaja, mis neile ei kuulu, kuid on lootust see ära osta. Kui me kunagi võib-olla selle talumaja endale saame, et sinna rajada enda nagu päris kodu, et see selline siin praegu on meil rohkem selline töö tegemis ja inspiratsiooni koht. Ja kui me ise siin ei ole, siis me tegelikult neid majakesi ka rendime välja, nii et kui on kellelgi vaja inspiratsiooni tulla koguma Kalana külla, siis need on täitsa olemas siin. Külaliste maja ja hulk mööblit on ehitatud merest leitud puidust, nii nagu see saare rahval vanasti sageli kombeks oli. Koht, kus siis saab kirjutada, et sul on suur vaade ja siin on kus minu looming on kõik sündinud, et minu tööruumid. See on ka ise ehitatud laud, aga natukene puuladad on kõrge, muidu näeks meri on siin ka kohe samas ja hea energiaga koht. Disainerina on toimetanud mõlemad. Ma hästi imetlen Jesperil seda oskust, et ta oskab näha ruumi ja sinna luua nagu seda sisu. Ja siis mina naisena tead vaasid, padjad, kõik sükene ninnu-nännu juurde ja me koos teeme. Seintele on Mari riputanud oma loomingut, aga peamiselt on ta ehte disainer. Minul on enda bränd Kuma Disain ja siis näiteks need kõrvarõngad on ja me teeme selliseid loodusest inspireeritud ehteid ja tegelikult ka riideid juba, et meie see valik on palju suuremaks läinud. Jesper on endine profikorvpallur, kirjanik, saatejuht ja nüüd ka kirjastaja oma enese Yes-kirjastuses. Ta on viimastel aastatel saanud justkui eestimaise muinas ürgmehe etaloniks, uurinud meheks olemise väge, kirjutanud sarja Mees, 3 raamatut, andnud koos Eros Priidi ja Margus Vaheriga ligi 150 etendust, mida mehed tegelikult tahavad. Hiljaaegu juhtis ta Raadio Star FM koos Kirsti Timmeriga saadet Suhtes. Nüüd ilmus tema kirjastuses raamat Mees 4, mille autor on Illimar Pilt, 3 väikese tütre isa. See läheb väga-väga kenasti, ma olen väga rahulik. Ega ma ise enam ostusi kirjutagi, et nüüd ma olen kogu oma suure võimsa energia pannud raamatute kirjastamisele. Aga Mariga kahasse valmis just lasteraamat, kus nad kirjutasid lahti muinasjutud, mida Mari õhtuti poegadele, 6-aastasele Aaronile ja 2-aastasele Toorile välja mõtles ja jutustas. Ma ei saaks öelda, et ma kirjanik olen, et see lasteraamat on ka sellise hästi lihtsa ja armsa sisuga, aga need pildid, et nendele ma küll panustasin kogu oma hinge. Koroonaaeg on peret igati soosinud. See oli väga kihvt aeg, et see Mees 4 raamat sai valmis ja muideks see lasteraamatu idee tekkiski siin samas. Sajandivahetusel oli Jesper üks Eesti andekamaid noorkorvpallureid, tegutses profipallurina, kuid 10 aastat tagasi sai küll ja pani palli nurka. Kuidagi huvitav, et need 3 kuud, mis me nüüd oleme ka siin olnud nii-öelda selle hullu aja ära ja siin neid raamatuid teinud ja et kuidagi on olnud aega nagu hästi palju enda sisse vaadata ja kuidagi on tagasi tulnud see isu, et ma ei teagi, mis sügisel saab. Üle 10 aasta me isegi ostsin ühe korvpalli. Ma noor mees veel, et võib-olla siis profikorvpalli tagasi, ei tea. Korvpalluri karjääri ajal oli Jesper mitmes mõttes ummikusse jooksnud, tugevates siseheitlustes ja eneseotsingutes. Nüüd on leidnud enesekindluse. Kas sa nüüd oled õnnelik? Muidugi. Ja ma ei ole lihtsalt õnnelik, ma olen väga õnnelik, et see viimased 10 aastat peale korvpalli lõpetamist ja nüüd, kuhu me oleme jõudnud, et see nagu on väga põnev ja selline palju otsimist ja palju leidmist, aga nüüd tundub, et ma olen kohal.